sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaeg saate vaatajad! Veebruari lõpp annab juba aimu, et kevad pole enam kaugel. Päevad muutuvad pikemaks ja õhus on tunda värskemat energiat. Just selles meeleolus alustamegi tänast saadet iluteemaga. Üha enam naisi otsib tõhusaid viise, kuidas oma naha kvaliteeti taastada ja säilitada nii, et tulemus oleks loomulik, järk-järguline ja naha enda töövõimet toetav. Uurime, millised võimalused on koduses hoolduses ning kuidas need suhestuvad tänapäevase esteetika maailmaga. Anneli, kas kodus on võimalik päriselt naha kvaliteeti parandada? On küll ja peabki sellega tegelema juba väga varajas nooruses ehk tõsta neid tugistruktuure, mis hoiaksid teie nahka pidevalt aastate jooksul pingul elastsena, sest vananedes nahk kaotab kollageeni, elastiini ja hyaluroonhapet ja see kõik muudab meie naha hästi, ütleme nii, et lõdvaks. Mina näiteks olen kasutanud kollageniina ja fileriina sarju juba aastaid ja ma kohe märkasin juba esimesel nädalal, kuidas nahk muutus pinguldumaks, elastsemaks ja tegelikult ovaal tõusis ja teaduslikud uuringud on jõudnud järeldusele, et tegelikult kollageniina sarja kasutades su näo ovaal pinguldub ja tõuseb ja päevakreem muudab tegelikult sama aja jooksul su naha ligi 27,7% paksemaks. Nii et need on minu meelest muljet avaldavad numbrid. Milline on kõige efektiivsem kodune ilukuur? No tegelikult kõige efektiivsem kodune ilukuur ei ole midagi ühe toote kasutamine. See on tegelikult kompleksne lähenemine. Ehk millest me peame alustama? Kui meie kollageen väheneb ja see hakkab vähenema 25. eluaastast, 30. eluaastast kaotame me iga aasta 1% kollageeni tootmisest. Ehk me alustame oma alumiste tugistruktuuride ülesehitamist ehk ämbliku võrgu rajamist ja selleks on väga hea siis kollageniina sari. Sellele peale tuleks hakata kasutama siis nii-öelda täitvat hooldust ja selleks on väga suurepärane toode fileriina sarjast olemas, ehk et tooted sisaldavad siis kõik peptiide, mis aitavad meie kehal hakata seda kollageeni tootma, ehk ütlevad sulle tooda kollageeni. Siis nad sisaldavad C-vitamiini, mis moodustab selle sünteesi ja kolmandaks siis veel ka antioksüdante, mis hoiavad meie naha selle välise stressi eest ära, et see kollageen taas ei kaoks meie organismist. Ehk süsteemne lähenemine on kõige alus. Mis teeb selle lähenemise eriliseks? Tegu on siis sellise mitmetasandilise ja sügava koduse hooldusega, mis kasutab transtermaalset tehnoloogiat, et viia need aktiivained naha sügavamatesse kihtidesse. See sobib väga hästi neile, kes soovivad ennetada naha vananemist, neile, kes soovivad säilitada juba saavutatud esteetilist tulemust või siis neile, kes eelistavad sellist järk-järgulist muutust, sest need muutused on kohe iga päevaga aina rohkem ja rohkem nähtavad. Ja kust tooteid osta saab? Kõige lihtsam on minna labo koduleheküljele labo.ee ja seal on tegelikult ka kõik kirjeldused olemas nende toodete kohta, et kõige mugavam viis. Meid kõiki puudutab mood vähemal või suuremal määral, sest kes ei tahaks siis kaasaegne ja trendikas välja näha. Igapäevased riided erinevad aga üsna palju moelavadel nähtust. Me räägime täna teemal mood kui kunst. Ralf Oskar, sa õpid alles gümnaasiumis, kuid ometi on sinu saavutused moe vallas üsna märkimisväärsed. Räägi meile oma lugu. Mina alustasin siis moega 10. klassis, kui Vanalinna hariduskolleegiumis siis lisati moe loomiskursus. Üleüldse see kunstihuvi tekkis siis läbi mu ema, kes on arhitekt ja kunstnik ja ta on väga suur inspiratsioon ja ta on aidanud mind kõigega. Ja lapsest saati olen ma maalinud ja joonistanud ja teinud asju ja nüüd ma käin VHK kunstikoolis. Millest sa inspiratsiooni ammutad? Inspiratsiooni ma ammutan kõigest, mis on kergelt ebatavaline. Niuke, mis on ilus, aga inimesed koheselt ei pane selle ilu tähele. Nii et tuleb natuke kihte maha võtta, et seda ilu näha.
ma olen leidnud ilu siis igasugustest rakkudest, bakteritest ja asjadest, niisugustest amoobsetest, mida sa esimesena ei paneks tähele, et see oleks kõige ilusam, aga tas on väga palju ilu, kui sa õigesti vaatad. Sa oled kasutanud rõiva osana maski. Miks? Ma kasutasin maski rõiva osana, sest et tahtsin näidata, kuidas me kõik anname läbi rõivaste maske. Igapäevaselt me paneme riided selga. See muudab meie tunnetust endast. See riided väga palju mõjutavad inimest. Milline tähendus on sellel uuel kollektsioonil sinu jaoks? See kollektsioon on siis seotud mu vanaema lahkumisega ja ta haigusega. See kollektsioon on väga isiklik mulle ja ma tahtsin öelda oma vanaemale viimast korda head aega. Ma ütleks, ma sain sellega hakkama. Sinu looming on tõesti muud kui kunst. Kellele see aga suunatud on? See on suunatud ikka kõigile. Ma ei näe põhjust, miks keegi peaks mitte saama neid vaadata. Need sobivad kõigile. Minu filosoofia riietega tegemisel on see, et ma tahan inimest katta, sest et riided on minu jaoks kaitsekiht. Nii et üleüldse ma üritan teha hästi katvaid riideid, mis ei näita liiga palju nahka. Minu loomingut saab veel näha 27. märtsil Marshall Steel, mis on siis Vanalinna hariduskolleegiumi poolt tehtud. Ja lisainfot selle kohta leiab ka minu Instagramist. Kuidas näeb välja sinu loominguline protsess? Loominguline protsess ikka algab siis sketšidega, millest sa üritad siis teha oma skitsid valmis ja panna nad järjekorda ja vaadata, et nad kõik läheksid ikka kokku, sest et kollektsioon ei saa sul väga lahkne olla, ta peab ikka terviklik olema. Ja siis üleüldse ma üritan kokku viia oma 2 lemmikasja, mis on maalimine ja riiete tegemine. Nagu näha mu hetkesest pintsakust, mis on ka minu poolt tehtud, üritan ma maalida riiete peale ja graafikat tekitada. Riided loomulikult ma teen ise kodus koos oma ema abiga. See õmblusmasin, mida ma hetkel kasutan, on minu vanaema viimane kink mulle, mis annab juurde ja tekitab vanaema hõngu läbi kõikide riiete. Kus sa näed ennast tulevikus? Tulevikus ikka üritan riideid edasi teha, ükskõik mis moel, võimalikult palju. Muidugi on ka teisi lahendusi, aga ma sooviks ikkagi kunstilisi meetodeid edasi kasutada oma elus. See on mu kirg ja ma ei suudaks elada muud moodi. Teeme veel tagasivaate turismimessile Tourist 2026. Millised on Elamusspa erilised saunarituaalid ja meelelahutuse võimalused? Elamusspa valiti eelmisel aastal rahvahääletusel Eesti parimaks spaaks. Ja inimestele meeldibki meie saunade rohkus. Meil on kokku 22 erinevat sauna, kus siis on erinev sisekujundus, temperatuur, erinev muusikavalik, et see meeldib väga külalistele. Ja eriti armastavad külalised siis meie saunarituaale. Nende valik on väga lai, alustades siis aroomirituaalidest, helirituaalidest, vihtlemise rituaalidest ja lõpetades siis selliste natukene ka teatraalsete rituaalidega, mis siis toimuvad Aufgussi saunas. Ja Aufgussi saun on Baltikumi suurim saun, kuhu mahub siis korraga üle 100 saunalise ja seal on ka video, valgus ja projektsioonitehnika. Ja lastega peredele meeldib väga meie džunglistiilis lasteala, meie liutorud ja loomulikult meie väga-väga maitsvad toidud. Ja ma arvan, et võiks ka öelda, miks me oleme lemmik, sellepärast, et meil ei ole ajapiirangut. Et külalised saavadki tulla hommikul kella 10 juba ja ära minna siis kella 12 õhtul. Mis on teie bowlingu eripära? Elamus Bowling on Eesti suurim bowlingukeskus, kus on siis 16 bowlingurada. Ja ainulaadne on meie Spark radade süsteem, mis on siis interaktiivne, kus siis radade peale tulevad ka erinevad projektsioonid, mis lisavad mängule siis juurde meelelahutuslikku poolt.
aga eriliseks teeb ka see, et bowlingusse on võimalik tulla otse spaast. Ehk siis spaakülalised kandes hommikumantlit, ka neil on võimalik tulla siis bowlingut mängima. Nädalavahetustel on meil elav muusika pubis, nii et saavad inimesed ka tantsida hommikumantlites, inimesed, kes on tulnud tänavalt otse, saavad nautida pubi meelelahutust, bowlingut mängida ja sünnipäevi tähistada ja kellel on lapsed, kes käivad lasteaias või koolis, siis elamusbowling.ee lehel on hetkel käimas siis kooli ja lasteaia lastele väga huvitavad bowlingu kampaaniad, nii et kindlasti mine vaatama elamusbowling.ee kodulehele. Kuna praegu on käimas veel sõbrakuu, siis mine kindlasti Instagrami lehtedele hooaeg, elamusspa või elamusbowling, sest me loosime välja kõikide mängus osalejate vahel SPA 21+ pääsmed 2 ja bowlingu raja. Nii et kohtumiseni spaas ja bowlingus. Gold Time, sinu aeg särada. Gold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Kes kord Hiiumaal käinud, see ihkab siia ikka ja jälle tagasi. Uurime, mis on selle imelise saare magnet. Hiiumaa on kindlasti üks eriline koht üldse siin maamuna peal. Seal on eriline atmosfäär, seal on erilised inimesed ja ma kasutan nagu niimoodi naljatades sellist väljendit, et kui siin aastasadu tagasi Hiiumaal oli ladina keele nimetus Insula Deserta, siis see tähendab tegelikult tühisaar. Ja kui me mõtleme, et Hiiumaa on sama suur kui Gran Canaria või Singapur, aga inimesi elab meil seal ainult 9000, siis ta justkui natukene see tühisaar ole. Ja Hiiumaa ei ava ennast ka nii lihtsalt, et selle jaoks, et Hiiumaal hakkama saada, et seda saart nautida, sa pead seal natukene kauem viibima. Ja oleme püüdnud nagu selliseid võib-olla esmapilgul nagu selliseid nõrkusi teha enda tugevusteks. Ehk siis kui minu käest küsitakse, et Hiiumaal ei ole ju spaad ja Saaremaal on või mingites muudes kohtades Eestis on, et miks siis peaks Hiiumaale tulema, siis mina ütlen sellele vastu, et kogu Hiiumaa on üks suur spa. Hiiumaa on hingespa. Sa võid kõndida metsas, sa võid kõndida mere ääres ja mis see spa siis muu ikka on kui see, et sa lased enda eest hoolitseda või siis hoolitsed ise enda eest. Ja üks, kuhu me ka kutsume nii-öelda või põhjus, miks me kutsume, tuleneb ka näiteks meie sellest loodusmehest Fred Üssist, kes on ka ütelnud, et selle jaoks, et olla oma elus ja tegemistes viljakas, sa pead oskama puhata, sa pead oskama molutada ja sa pead oskama korraks nii-öelda siis kõnekeeles öeldes selle juhtme seinast välja tõmmata. Ja Hiiumaa on suurepärane koht just selleks kõigeks. Järgnevalt heidame pilgu lapsepõlve, siis kutsun teid Nukuteatri võlumaailma, mis ootab meid ees Nukuteatri muuseumis. Nukuteatri muuseumis ootab külastajaid ees seiklus, kus neil on võimalik olla endal osalejad või hoopis vaatajad. Ekspositsioon saab alguse Nukuteatri ajalugu tutvustava näitusega. Sealt edasi on võimalik suunduda teatrinukkude maailma ja vaadata erinevaid nukuliike. Meil on olemas nii varrasnukke, käpiknukke, lauanukke, varjunukke kui ka marionette ja kõigi nende nukkudega on võimalik ise ka mängida. Lisaks sellele saab jalutada klaasist silla peal või hoopis vaadata meie ajamasinast meie lavastuste videosid. Keda te eelkõige külla ootate? Me tegelikult ootame siia muuseumisse külla kõiki, nii lapsi kui ka täiskasvanuid, sellepärast et tegevust jagub kõigile. Aga loomulikult on väga tore tulla siia seiklema koos perega. Näiteks nädalavahetustel pakume me ka külastajatele võimalust ise nukke meisterdada või osaleda näiteks muuseumi mängul. Ja selle kogu info leiab meie kodulehelt.
mis on aga nuku mõtlemismeetod? Oma tegevustes kasutame nuku mõtlemismeetodit, mis on siis loov ja mänguline õpetamisviis, mille eesmärk on arendada loovust ja kujutlusvõimet ja pakkudes selleks lastele siis sellist turvalist keskkonda, kus nad saavad oma tundeid ja mõtteid väljendada just nukkude kaudu. Näiteks novembris on meil tulemas ka näitus selle kohta, et milliseid emotsioone nukud üldse võivad väljendada. Nii et saab täitsa valida nukud, millega näidata hoopis näiteks viha või rõõmu või uudisimu. Nii et kuidas siis lastel on võimalik näidata emotsioone nuku abil. Milline näitus võiks muuseumi külastajatele erilist huvi pakkuda? Muuseumi keldrikorruselt leiab näituse teatrinuku anatoomia, millega oleme siis vaadanud teatrinuku sisse. Ja seda tegelikult päris sõna otseses mõttes, sest et me tegime teatrinukkudest röntgenpildid, et näha, kuidas need on valmistatud, mis nende sees on ja mis materjale on kasutatud. Näitusega soovimegi näidata nukutehniku ja nukumeistri tööd ja seda, et milliseid materjale nad kasutavad, kuidas on nuku liigesed tehtud, milline on nuku lihas, milline on nuku silm ja kas näiteks teatrinukkudel on ka hambad. Mitmete põlvkondade laste esimene teatrikogemus sai alguse just siit Nukuteatrist. Kuidas kõik alguse sai? Teater loodi 1952. aastal ja seda eelkõige just lasteteatrina. Ja läks aega pea 10 aastat enne, kui meil esietendus esimene nukulavastus täiskasvanutele, milleks oli Kuradiveski. Aga täna võib meie repertuaarist leida lavastusi nii väikelastele, noortele kui ka täiskasvanutele. Muidugi selle 70 aasta jooksul on teater väga palju arenenud, muutunud. Me oleme saanud endale juurde päris mitu maja. Näiteks kui me 1952. aastal oma teatri avasime, siis esimesed paar aastat meil enda maja ei olnudki. Ja nii käisid siis kõik lavastused mängimas üle Eesti. Aga oma maja saime me siis 2 aastat hiljem ja siis oli meil ainult üks pisikene saal. 90-ndatel õnnestus meil saada endale tänane ovaalsaali osa, kus on ka meie kohvik. Ja oli väga palju rohkem võimalusi. Samas meie teater ei olnud väga rikas, meil ei olnud väga palju raha ja ovaalsaali täitmine oli pigem keeruline. Ja seejärel korraldati siis selline aktsioon, mille käigus siis küsiti linnarahvalt toole. Nii et kogu see ovaalsaal sai täidetud oma toolidega, linnarahva toolidega. Aga kui rääkida sellest, et mis erinevaid nukke meil siin teatris on kasutatud ja millised olid lavastused, siis ka selles on toimunud väga palju erinevaid muudatusi. Näiteks 70-ndatel toimus selline väga suur muutus, et näitleja tuli sirmi tagant välja. Varasemalt oli meil enamus lavastused olid siis sirmi taga ja näitlejad mängisid kas siis käpiknukkudega või varrasnukkudega. Aga 70-ndatel oli näiteks selline lavastus nagu Punamütsike. Rein Agur oli lavastaja ning ta tõi näitlejad sirmi tagant välja, nii et näitleja ja nukk olid laval võrdsed partnerid. See muidugi kõigile väga ei meeldinud, lapsed võtsid seda natukene paremini vastu, täiskasvanud natukene halvemini, aga sellest inspireerituna näiteks lõime me muuseumisse sellise muuseumi mängu väikelastele Punamütsike nii ja teisiti, mida on siis võimalik tulla mängima ka siia muuseumisse oma peredega. Ja seal mängus me siis vaatame seda, et mis saab siis, kui loos ei olegi kurja hunti. Seega mängitakse läbi lugu nii kurja hundiga kui ka ilma hundita. Milliseid lisaväärtusi Nukuteatri muuseumis veel pakute? Nukuteatri muuseumis on tegevusi nii suurtele kui väikestele. Näiteks on võimalik meie juures tähistada sünnipäeva või tulla nädalavahetusel mängima muuseumi mänge või nukke meisterdama. Näiteks saab meisterdada pulganukku ja varjunukku. Kooli vaheajal on meil ka linnalaager ja kindlasti tasub mõelda sellele, et kui olete tulemas teatrisse, siis planeerite juba ka muuseumi külastuse, sellepärast et sama päeva teatripiletiga on muuseumi külastus palju soodsam. Nüüd aga räägime mehega, keda tuntakse nii lavalt kui ekraanilt,
kelle sulest on sündinud mitmed laulusõnad ja kellest õhkub loovust igas suunas. Tere, Tormi! Tere, Katriin! Lisaks kõigele eelmainitule oled ka kirjaniku rollis. Kuidas sündisid kuninglikud uneriimid? Järjekordselt täiskuu ööl, järjekordselt tund ei tulnud, süüdistasin kuud. Nüüd ma tänan seda kuud, sellepärast, et see kuu pani mind mõtlema nendele samasugustele inimestele, nii suurtele kui väikestele, kes süüdistavad kuud, et tund ei tule. Ja ma mõtlesin, et kui tund ei tule, siis järsku hakkas tulema lood nendele, kes tahaksid, et neile ka keegi unejuttu loeks. Kes on uneriimide tegelased? Muinasjuttude tegelased võivad olla kes iganes, aga nende uneriimide sisse sai siis killuke muinasjutu maailmast. Seal on kuningas, kuningapoeg, kuldkala, putukas, kes elab kuningakardina taga, röövlid, lohed ja kummitus. Sest igas lassid ikka üks kummitus vähemalt. Ja kui praegu keegi ei meenu, siis ta tuleb sealt loosta kuni välja. Tormis oled öelnud, et soovide täitumiseks lihtsalt võlukepikesest ei piisa, vaid tuleb mõelda ilusatest asjadest. Kuidas täita ka lastel soovi, et uneriimid nendeni jõuaksid? Kui minu jaoks kõik on võimalik. Kõik olenemaid sellest, kui väga sa seda tahad. Ja muinasjutud on sümboolne selles mõttes, et muinasjuttudest algab meie lugemisoskus, lugemishuvi ja armastus oma emakeele vastu. Meil on väga ilus keel, selles keeles on ilus kirjutada. Ja kui ma nüüd need unejutud tegin, siis ma panin need endale kodulehele üles. Jäta meelde, kui sa tahad sinna minna ja teada saada, et kui sul ei tule und www.tormikevvai kokku kirjutatud.ee ja sealt juhendab kõik see värtse sind edasi. Ja kahjuks on nii palju veel vanemad, kellel ei ole mahti, kellel on kiire, mis iganes põhjused. Nende kõige pikem unejutt on hea tööd, kallis, ja seegi ukse pealt või oma magamistoast. Aga siis vähemalt on olemas need lood nendele lapsevanematele, kus ma loen lastele neid samu lugusid. Kuningas jäi jälle üksi. Kaaslaseks vaid jänes püksis. Padjal pea, mis mõtteid täis. Pisut hirm, mis saab, eks näis. Aitäh sulle, Tormi, ja soovin ka edaspidiseks kõrgelennulist loomingut. Aitäh sulle, Katriin. Sulle ka. Külm ja karge veebruar ongi selja taha jäämas ja eest rändab märtsikuu, mis toob endaga kaasa rohkem valgust ja kevade ootust. Loodame, et leidsite tänasest saatest mõtteid, mida uude kuusse kaasa võtta. Ja enne kui lõpetame, siis Hooaeg ja elamus spa Instagrami kontol on käimas üks eriti magus loosimäng. Minge kindlasti osalege ja andke endale võimalus võita midagi tõeliselt toredat. Kohtume järgmises saates. Gold Time, sinu aeg särada.